No tšau. Jaloo, šaloo. Täna ma ei ole väga siukses tõusugi. Jaloo. Võib-olla ma veel jõuan sinna, aga praegu on siuke üks protsessimise aeg. Eile ma käisin koerte kastreerimiskliinikus abiks ja siis ma nõustusin ka fosterima ehk siis ajutiselt hoolitsema ühe koera eest, kelle Ella jälle leidis, Ella mu sõbranna siin, kes kogu aeg kodutute koerte eest või noh, ka kodus koerte eest, kes proovib neid kastreerida ja kõik nagu koerte eest hoolitseb ja võitleb või noh, nii nagu ei võitle, vaid tahab neile paremaid elutingimusi, nagu tõesti töötab selle nimel. Ja siis noh, teate, ma olen siin tema eest tema jaoks, temaga koos, tema eest vedamisel, olgem ausad, neid aeg-ajalt koeri hoidnud ja siis on mul siin järgmine numptsik. Ma võtan kaamera kätte. Tema nimi on Larry praegu. Tal on need asjad. Numptsik, Larry. Ei taha vaadata. Hei, numptsik. Tšükke numptsik. Siin minu juures, aga sellega seoses nagu tekkis lahkheli Scottiga, kuna noh, ütleme nii, mitte lahkheli, aga Scott on pettunud, et ma temaga aega ei veetnud, sest tema läheb nagu juba reedel ära paariks nädalaks. Et tema tahtis minuga rohkem aega veeta. Ma ütlesin talle tegelikult, et ma lähen sinna koerte kastreerimiskliinikusse laupäeval, et siis tule ka. Aga noh, tema ei saanud, ei tahtnud selle jaoks aega võtta, ütleme nii. Olid teised tegemised, valis teised tegemised. Oota, ma panen tagasi selle siia. Ma panen korra mikrofoni kinni, siis ei ragista. Nii. No ütle tere ütlema number, emotsionaalsed kommid 1-59 vist, iga kord ma pean uuesti endale meelde tuletama. Nüüd ma loon seda juurde, iga kord pean endale uuesti meelde tuletama. 1-59. Et ühesõnaga, kahesõnaga ja siis nüüd ma siis siin vaen ja mõtlen, et noh, et ta on nagu pettunud ka, et nagu uus koer, et siis me peame Elfole hakkama teda tutvustama, kui me tahame nagu kokku saada ja koos aega veeta, et siis mul endal oli paha tunne ja ma nagu palusin vabandust selle pärast, aga nüüd ma mõtlen, et nagu ma ei tea, et nagu ma järgnesin oma sellele kutsele, kui nagu mul küsiti, et on vaja vabatahtlikke sinna kliinikusse tööle. Ja ma tundsin nagu, et jaa, ma tahan seda teha, et kas ma siis nagu ei oleks pidanud seda tegema ja siis selle koera päästmine nii-öelda, et see, kus ta enne elas, nad tahavad teda ära anda, nad ei taha teda, tal olid väga halvad elutingimused. Ella proovis teda natukene aidata, aga siis nad ei toitnud teda, nüüd ta on praegu hästi kõhna jälle. Ja siis nad andsid talle süüa täpselt kastreerimise hommikul, mis tegelikult ei oleks tohtinud, nii et nad ei jooli temast tegelikult. Ja et nagu ma ei tahtnud teda sinna tagasi saata. Ja ma tundsin, et oli nagu, et mõtlesin, et ma kuni reedeni saan ta võtta. Et jah, kas ma peaksin selle pärast süüd tundma? Et ma nagu järgnesin oma südamekutsele nii-öelda. Et ma ei tea, siin on nagu imelik energia natuke, et nagu et okei, mis on siis mu prioriteedid, võib-olla siis mi prioriteet on pigem kellegi elutingimusi parendada, kui Scottiga aega veeta. Ja minule tuli siin juhuslikult selline number, mis on Johann Wolfgang von Goethelt, maagia on uskumine iseendasse. Kui me sellega hakkama saame, siis on meil kõik võimalik. Et ma tegelikult ei kahetse seda. Et ma ütlesin küll, et ma kahetsen ja ma öösel kahetsesin, aga samas kui ma mõtlen, et minu ebamugavus võrreldes tema kannatusega
okei, ma praegu valin selle ebamugavuse ja see, et kus kott on mu peal pahane ja pettunud. Aga jah, ühesõnaga ma ei valmistanud mitte midagi ette, kui ma vaatasin videosid, mida ma võiks, võib-olla mida ma tunneksin ja ma tahaksin esitada, siis noh, kõigil oli oma võlu. Vaatasin ühte videot, see Joe Dispenza jälle, keda ma eelmine kord tõlkisin, kus tema rääkis, et 18 mai, et tänane päev, et on väga oluline, et ära seda maha maga ja, aga tema nagu see esitlusviis on väga selline, kõik on limiteeritud ja nüüd ja kohe ja praegu ja kui sa seda ei tee, siis ja blablabla, siuksed asjad, et nagu, et noh, okei, aga see põhimõtteliselt ta kutsub seal nagu meid üles mediteerima ja olema kohal ja tunnetama. Et nagu praegu noh, planetaarsed nagu astroloogiliselt väga võimsad seisundid. Ehk siis, et praegu on nagu jah, oluline võtta aeg iseendale, mitte lasta seal lihtsalt mööda lipsata. Ja siis ma vaatasin Thielsmani videot natukene, hästi natukene ja siis ma vaatasin ühte ja teist ja siis ma sattusin selle ühe show peale, kus ma ei mäleta ta nime nüüd, aga ta ka esitleb nagu hästi palju niisuguseid kõrgema teadvuse värke ja siis tal oli seal külaline, kes kanaldas Rafaeli ja siis noh, nad rääkisid pikalt ja siis ta tegi ühel kanalduse ka sinna otsa. Ja põhimõtteliselt, mis siis Rafael on tervenemine, valguse tervenemine, valguse energia tervenemine. Ja siis ma nägin ühe nagu siukse shortsi ka sinna otsa, kus ta nagu tuletas meile meelde, et väärtus, et kui meil eneseväärtus, et kui me nagu ei usu, et me oleme väärt midagi, siis see on üks väga suur blokeering tervenemise ees ja noh, mitte ainult tervenemise, manifesteerimise ees, eks ole. Et siis ma mõtlesin, me teeme lihtsalt, võib-olla lihtsalt natukene veel mulisen nii kaua, kuni siia võib-olla jõuab natukene rohkem inimesi, jagan komme ja siis teemegi lihtsalt ühe siukse sügava energiajoonduse, siuke kutse tuli. Nii et küsige nüüd oma kommid ära, küsige kohe mitu tükki korraga ja hakkame kohe vaikselt pihta ka. Nii, kas sa kuulad oma sisemist last, tuli siia ka. Kas sa kuulad oma sisemist last, mida see tähendab? See tähendab seda, et vahel on niimoodi, et me arvame, et me peame käituma teatud viisil, aga tegelikult on tunne hoopis midagi pöörast teha või naerda või hüpata õhku. Siis mis siis, kui me kuulaksime seda sisemist last ja nagu annaksime talle seda, mida ta tahab. Et see ei pruugi isegi olla hüpata õhku, see võib olla lihtsalt see, et me ostame talle midagi, mida ta tahaks. Ja see ei pea isegi olema komm, see võib olla näiteks mingisugune asi, mida me lapsepõlves ei lubanud endale vastu võtta. Et see on päris huvitav võimalus oma sisemise lapsega kontakteeruda. Noh, ei tule kedagi veel, kõik lähevad minema siin. Lähevad minema või kukuvad välja. Teeme silmad puhtamaks jälle. Täna on jälle siuke udune, pilvine ilm. Pole midagi teha, meil on vihmahooaeg. Meil siin oli nii hirmus vihm, et Scottil maja ujutas. Ma ei tea, kas ma rääkisin selle, vist ei rääkinud veel. Et tõsiselt tuli nagu igalt poolt nagu maja tsemendi vahelt tuli sisse vihma. Selle fundamenti ja selle vahel. Nagu põrand ujutas põhimõtteliselt, et jah, ja nüüd ta läheb ära ja kui meil need vihmad jätkuvad, siis mina pean sellega tegelema. Vaat nii, kaua ma siin mulisen? Kuulge, kas tuleb veel inimesi või ei tule? Küsige oma numbrid, kes siin on. Kui ei küsi, siis ma võtan järgmise siit. Nägin seda. Dali Ketterilt, elu on liiga lühike selleks, et olla õnnetu. Aitäh, Dali Ketter, see oli praegu tõesti hea. Et see praegu minul kohe tegi, nägite korraks, oli mul ürbikas siin. Või oli lind, mul on siin üks lind põõsas. Või linnupesa lausa. Ta käib siin põõsas. Enne mul olid siin mesilased, nüüd mesilaste pesa on ära kolinud ja nüüd on linnud. Aga jah, et kuidas siis on, kui on olla, kui valime olla õnnelikud, et nagu elu on liiga lühike, et olla õnnetu, et milleks kannatada, kui me võime valida õnnelikkuse, Ei tule numbrid,
ei tule numbreid, ma võtan ühe numbri veel ja siis ma hakkan lihtsalt pihta. Ma valin väga vabandan. Mille eest oled tänulik just praegu? Tunnetame hetkeks seda tänulikkuse energia, võimas energia. Mille eest me oleme tänulikud praegu? Mina olen tänulik, et mul on nüüd võimalus olla täna kodus puhata. Ma olen tänulik, et tegelikult ma olen tänulik, et ma kuulasin enda seda häält, kes ütles, et tee seda, isegi kui ma hetkeks kahetsesin. Ma arvan, et see on olulisem. Ma olen tänulik, et ma olen nii palju asjadest tänulik, et ma ei oskagi praegu valida. Ma olen tänulik, et meil on võimalus alati valida, et meil on alati võimalus midagi uut luua, midagi muud luua või sama luua. Ma olen tänulik, et ma olen loonud omale päris ilusa elu ja mis veel on võimalik. Mis veel on võimalik? Okei, hakkan pihta. Leia omale mugav asend. Võta omale hetkeks üks ronks vett, enne kui pihta hakkame ka. Sa väärid parimat, mis elul on pakkuda. Sa väärid parimat, mis elul on pakkuda. Mis siis, kui sa väärid parimat, mis elul on pakkuda? Nii. Hakkame hingama sügavamalt sisse ja välja omas tempos. Paneme silmad kinni. Ja lubame endal lõdvestada selle olemise sisse siin ja praegu. Iga kord, kui välja hingame, lõdvestume järjest sügavamalt. Tunneme, kuidas meie kõhu, nagu see kolmas tšakra, meie kõhu naba kohal või naba ümbruses, kuidas ta lõdvestub. Lõdvestame nagu teadlikult selle tšakra, selle energiakeskuse, päikesepõimiku energiakeskuse. Sellega me lõdvestame oma loovuse. Lõdvestume järjest sügavamalt ja sügavamalt, lõdvestume teise tšakraga, esimese tšakraga, 4., 5., 6., 7. tšakra, kõik tšakrad lõdvestuvad ja avanevad. Energia saab vabalt voolata. Tunneme, kuidas kogu meie olemus rahuneb, muutub järjest pehmemaks ja mõnusamaks. Langeme järjest sügavamalt selle mõnusa olemise sisse. Ja ajame oma juured, oma energeetilised juured maa südamesse, armastuse keskusesse. Ja tunneme, kuidas emamaa võtab meie juured vastu armastusega. Ja me lihtsalt lõdvestume selle olemise sisse. Ja lubame selle armastusel endasse tagasi jõuda. Enda südamesse. Täita kogu meie energiakeha armastusega. Tunneme, kuidas kogu meie füüsiline keha saab armastusest üle ujutatud. Kõik rakud meie kehas saavad armastust
ammutada. lihtsalt vaatleme ennast, et armastust vastu võtmas. laseme endal läbi meie ringleda. samamoodi meie emotsionaalne keha. tunneme, kuidas kogu meie emotsionaalne keha on armastusest üle ujutatud, kuidas me rahuneme ja lõdvestume selle armastuse sisse. hingame ja lõdvestume järjest sügavamalt. ja meie mentaalne keha, kõik meie seotud meie intelligentsusega, meie mõtetega, kogu see ratsionaalne maailm, ka see saab armastusest üle ujutatud. laseme sellel oma mentaalsel kehal armastusest üle ujutada. võtame selle täielikult vastu. laseme selle läbi enda ringleda. armastus tuleb meie sisse ja voolab läbi meist välja ema maa sisse tagasi ja kõikidega, kes on meiega ühendatud, ka nemad saavad sellest armastusest osa. meie pere, meie sõbrad, meie tuttavad ja nende sõbrad ja pered ja tuttavad. kõik inimesed, kes meid kas või ühe korra on kohanud, on meiega nüüd ühenduses ja saavad sellest armastusest osa. tunne, kuidas kogu sinu närvisüsteem on nii tänulik, et sa seda teed. närvisüsteem rahuneb, lõdvestub. tunneme seda täielikku avatud olemist, lubamises olemist. kuidas see siis on? me oleme täielikult lubamise, poolamise. avame oma südame täielikult. avame oma südame kõiksusele, kõigele, mis on. ka sellele, mis võib olla meile haiget saab teha. kuidas see siis on, kui me valime täieliku avatuse siin sellel momendil? lubame endal olla see armastus, kogu see energia, see ringlus, armastuse ringlus, energiaringlus, kes me oleme. lubame energial läbi enda voolata sisse ja välja. lõdvestume selle olemise sisse järjest sügavamalt, järjest lubavamalt, järjest avatuma südamega. lihtsalt pehmeneme iga sekundiga aina rohkem ja rohkem. lubame endal olla see energia. kuidas see siis on, kui ma luban endal vastu võtta kõike, mida olen soovinud. kuidas see siis on, kui ma luban endal järgneda oma soovidele.
ma luban endal järgneda energiale, mis tundub meie jaoks kerge, rõõmus. Midagi, mida me soovime kogeda, isegi kui see võib-olla kellegi teise jaoks on ebavajalik või valesti ajastatud, mis iganes. kuidas see siis on, kui me lubame endal elada oma elu sellel hetkel, just nii, nagu me oleme selleks kutsutud. ja kuidas see siis on, kui me teame, et me oleme alati toetatud. kuidas on tunda toetust enda ümber, teistest dimensioonidest ja ka sellest dimensioonist. kuidas on lubada endal valida kuidas on lubada endal valida. kuidas on lubada endal valida valesti, jutumärkides, siis kui ei ole olemas õiget või valet. kõik on kogemus, energia, kõigil on oma ülesanne, oma nagu oma elu või nagu kuhu see sind viib ja see on kuidagimoodi sulle vajalik. mis siis, kui alati kõik, mida me valime, kui me valime sellest energiast, et see on midagi, mis kutsub. isegi kui me ei oska seda seletada ja me ikkagi valime seda, sest see kutsub meid. siis olla lubamises sellega, et see on meile mingil viisil vajalik. see on mingil viisil oluline. ja usaldada seda tunnet. hakkame seda teadlikkust, seda energiat, seda olemist avardama. mis iganes see siis sinu jaoks praegu on, hakka seda avardama. tunneta, kuidas see energia kasvab sinu sees järjest suuremaks, võimsamaks. hinga sellesse väge sisse, jõudu juurde. kasvatame selle energia nii suureks, et see kasvab meist välja. ja hakkame ka ise koos selle energiaga avarduma ja igas suunas, nii sissepoole kui väljapoole. hingame ja avardume.
võtame selle järjest rohkem väge sisse. Ja lubame sellel avardumisel toimuda. See on kõik, mis meil on vaja teha. Meil on vaja lubada sellel toimuda. Meil on vaja lubada endal avarduda praegu, siin selles hetkes, iseendaga ja koos kõikide toetajatega, kõikidest dimensioonidest. Lubame endal olla selles energias, see energia. Lubame endal luua seda energiat, lubame endal valida seda energiat, lubame endal avardada seda energiat igas suunas järjest kaugemale ja järjest lähemale. Lihtsalt lõdvestume selle sisse. Ma luban endal olla vägi. Mina olen vägi. Ma saan kogu aeg valida. Mul on vägi. Ma olen vägi. Mul on alati valik valida. Ma võin alati valida, mida iganes ma sel hetkel soovin valida. Kuidas on võtta see teadlikkus täielikult vastu? Lõdvestada selle teadlikkuse sisse, lubada sellel teadlikkusel endasse ankurduda. Mina olen valik, vägi. Mina olen energia, mis valib. Mina olen ja sellest piisab. Ma luban endal olla.
on võimalik. Olen lubamises. Võtan vastu. Ma luban olla ka teistel nii, nagu nemad on seda valinud. Mina ei pea ennast selle pärast pahasti tundma. Mina ei pea võtma vastutust teiste valikute eest. Ma saan võtta vastutuse ainult iseenda valikute eest. Ma luban olla iseendal. See, kes ma olen alati olnud. See, kelleks ma saan. Ja mis veel on võimalik. Valmis, siis ütleme suure aitäh Jumala maa, tema igavese armastuse eest, tema kannatlikkuse eest, tema transformeeruva eest. Palun vabandust, et me oleme sulle nii palju haiget teinud, ilma aru saamata, et me oleme sinuga üks. Me ei ole sinust eraldi. Aitäh, emamaa. Ütleme aitäh kõikidele kõrgematele jõududele kõikidest dimensioonidest ja ka kõikidele energiatele selles dimensioonis, kes alati soovivad meid aidata ja olid praegu siin meiega, kui nad seda valisid. Ütleme aitäh iseendale, et me oleme valinud siin olla selles hetkes iseendaga, iseendana, lubamises, armastuses, teadlikkuses ja mis veel on võimalik. Tee endale üks suur kalli. Aitäh minu keha. Palun vabandust, et ma ei ole sind võib-olla nii palju väärtustanud, kui ma tegelikult peaksin. Kui ma tegelikult tahaksin. Aitäh sulle, et sa mul olemas oled.
armastan sind, ma armastan igat ihurakku sinus. Ma tahan sind armastada järjest rohkem. Aitäh mulle. Ja kui oled valmis, siis võid koguda kogu selle energia enda pea kohale kokku, energiasambaks. Ja välja hingates lase sellele endasse salvestuda, ankurduda, lõdvestu selle energia sisse. Saa sellega üheks, nagu jäädvusta see energia endasse või nagu tunne ära, et sina oled see energia. Ja võid teha nii mitu korda kui vaja, et sa tunned, et see protsess on lõplik. Hinga ja tunne, kuidas kogu see energia on sinu käte vahel, sinu pea kohal, energiasammas. Ja lase sellele endasse salvestuda, ankurduda, lõdvestuda, jäädvustuda. Aitäh. Mul on siin, ma näitan, üks mediteerija. Aitäh, et olid armas. Aitäh, et oled. Aitäh, et lubad endal olla, lubad endal teha valikuid ja lubad endal vastu võtta, lubad endal jälle uuesti valida. Näeme järgmine kord.